Täna on 9. mai, oleme Viljandis lauluväljakul. Toimumas kohe algab võmm. Minu kõrval on Carolin Mäesaar, piirkonna politseinik. Räägime laste ja noorte ohutusest, kui suur see probleem on Viljandis ja Eestis üldse, et vanemad ei ole võib-olla kõike oskanud või võtnud seda aega, et neile rääkida, kuidas enda ees seista või kuidas tagada enda turvalisus. Tere ka minu poolt. Probleem on, seda eitada ei saa ja kuna hästi kiirelt areneb ka nutimaailm, siis ütleme, kõik probleemid kolivad ka sinna ja kindlasti lapsevanemad peaksid siis selgitama seda, kuidas käituda lisaks reaalsele elule ka internetimaailmas. Et kui me siin räägime lihtsalt turvalisuse tagamisest näiteks avalikus ruumis, kus me teame, millised on meie käitumisnormid ja kuidas me peaksime käituma, siis seda poolt tuleks selgitada ka nii-öelda internetis käitumise kohta. No kuidas seda täpsemalt teha, sest need lapsed ja noored kipuvad olema targemad kui see vanem generatsioon seal ees, et kuidas nad õpetavad midagi, mida nad isegi hästi ei tea? Ja seda küll, et väga palju platvorme ja asju on sellised, mida tõesti vanem generatsioon ei tea, aga alati on võimalus ka ennast täiendada, lugedes erinevatelt netilehtedelt, milliseid platvorme üldse noored kasutavad. Samamoodi peaks lapsevanem siis jälgima seda, mis platvorme tema laps kasutab ja kas see on ka eakohane. Täpselt samamoodi siis lapsevanema kohustus oleks selgitada, mida seal võib, mida ei või, millest peaks rääkima, mida võib saata, mida ei või saata. Et alati saab nõu küsida ka ju politseist, koolidest, lastekaitsetöötajatelt või laste heaoluspetsialistidelt, et lahenduse leiab alati. No, politsei kodulehel on üks päris hea lause, kuidas õpetada lapsele ei ütlemist. Kinnitage lapsele, et tal on õigus öelda ei, kui keegi tahab talle haiget teha. Paraku õpetatakse aga lastele pahatihti, et täiskasvanu sõna tuleb alati kuulata. Nüüd, kui laps kohtub halva eesmärgiga inimesega ja teda on kasvatatud olema hästi hea laps, kuidas see lapsevanem võiks selliseks olukorraks last ette valmistada? Kuidas see ei õpetamine käib? See on väga hea küsimus. Suuresti sõltub ikkagi lapsevanemast, aga ilmselt lapsevanem peaks ära seletama või lahti selgitama selle, millistes olukordades ikkagi tuleb jääda nii-öelda endale kindlaks ja öelda ei, et kui sind keegi ikkagi kutsub kaasa, keegi võõras inimene, siis kaasa ei minda ja igasugused asjad, mida pakutakse, neid vastu ei võeta. Et lastele tuleb ära seletada, millises olukorras ongi öelda kindlasti ei tähtis ja millises olukorras siis tuleks kuulata ikkagi täiskasvanud. Et kui me räägime näiteks koolivaates, siis täiesti normaalne on see, et õpetajaid kuulatakse või koolitöötajaid. No, üks asi veel, mis oli oluline, et õpetage lastele selgeks kodune aadress ja telefon, kui tihti on teil tulnud töös ette seda, et laps tegelikult ei teagi, kus ta elab? On ette tulnud, aga ütlen ka niimoodi, et tegelikult on lapsevanemad teinud head tööd ja meil on olnud ka väikeseid 3, 4, 5 aastaseid, kes on olnud nii-öelda on kuskilt jalutama läinud ja kui me küsime lapse käest, kus sa elad või kes su ema on, siis laps võib-olla ei oska öelda aadressi, aga kui ta on sealt lähedalt pärit, ta on seal samas piirkonnas, siis laps oskab ise koju minna. Võib-olla siin lõpetuseks, millised võiksid olla need kõige olulisemad ja igale lapsevanemale kerged nõuanded ja nimpid, kuidas siis seda last kasvatada niimoodi, et ta oskaks enda ees seista, et ta leiaks kodutee? Väga hea küsimus. Kindlasti kõige tähtsam on see, et lapse tegemiste vastu peaks huvi tundma. Et kus ta käib, kellega ta käib, mida ta täpselt teeb, mis asju ta ajab. Tõsi, noorte puhul on seda üsna keeruline kohati teha, sest nad ei taha rääkida ja kui neil juba on pahandus, siis seda enam nad sellest ei räägi. Aga lisaks sellele ma arvan, et selline pidev selgitustöö ikkagi erinevate asjade ja probleemide kohta, et kui me räägime ilusti asjad lahti ja kuulame, mida ka laps vastu räägib või noor meile vastu räägib, siis see loob selle turvalise nii-öelda suhte. Kas Viljandi noored kardavad politseid või pigem on nad politseinikega sõbrad? Ma vaatan, et siin on päris palju noori politseinikke, et see peaks ju tekitama sellise tunde, et tegelikult on ta minu sõber äkki siis, kui mul on päriselt abi vaja. Tegelikult ma ütleks niimoodi, et noored ei karda politseid või nagu selles mõttes nad julgevad rääkida, kui neil on mure. Et loomulikult, kui nad on pahandusega hakkama saanud, siis natukene ikka on selline, et ei taha võib-olla kohe rääkida ja kardetakse, aga tegelikult nad julgevad rääkida, nad tahavad rääkida ja kui on aega
ja oskusi seda last kuulata ja nii-öelda rääkima saada, siis räägivad hea meelega. Ja Võmm, miks seda korraldatakse, kas see tekitab sellist tunnet, et politsei ja kogukond hoiavad kokku ja suudavad üksteist vajadusel ja üksteist kaitsta? Ja ma arvan, et Võmm on väga hea üritus, kus tuleb välja see kogukonna ja politsei koostöö, et koostöös me seda ju korraldame ja kuna see sel aastal toimub ratastel, siis see on just selline, et politsei teeb ka omalt poolt kõik, et saada turvaliselt need rattad liiklusesse ja et need vastaks ka nõuetele. Aitäh, Karolin, ja veel kord peab ütlema politseile aitäh ja nagu näete, noorema generatsiooni esindajad on ka leidnud tee politseisse tööle ja aitäh tõesti, et te teete seda tööd ja kaitsete Eesti inimesi ja siin Viljandis. Aitäh teile!